See video on korvpalliväliväljakutest. Eestis on üle 1000 korvpalliväliväljaku. 960 midagi neist on väljas sellel kaardil. Väljakud on erineva värviga märgitud ja see tuleneb väljaku kattest. Sinised on plastikväljakud, pruunid on puitväljakud, punased tartaanväljakud, mustad asfalt- või betoonkattega ja halliga muu kattega väljakud murust, liivast, kunstmuruni. Väljakute värvid meile tegelikult midagi eriti ei ütle. Nad ütlevad ainult seda, milline kate on seal maas. Samal ajal me ei tea, millises seisus see kate on, kas see kate on joonitud ja millises seisus on see korvpalli konstruktsioon. Eesti Korvpalliliidus on plaanis luua väliväljakute kategooriad, teha sellekohane paber, dokument, alusdokument, mille alusel kõik Eesti väliväljakud alates plastkattega tippvõistlustele vastavast väljakust kuni maha kukkunud korvpallipostini muru peal kuskil külaväljakul saaks ära määratleda. Ja selle määratluste kategooriad on suhteliselt lihtsad, mille alusel iga inimene suudaks peale vaadates, korvpalliväljakul vaadates, ära määratleda selle väljaku kategooria. Ja väljaku kategooriaid on 3+1, ehk siis 4. kategooria, see +1 on see, et väljak on katki, sa ei saa palli korvi visata. Kõige lihtsam. Ükskõik milline kate, millised jooned, millised muud asjad, kui palli sa korvi visata, rõngas on katki, siis see on 4. kategooria. Esimene kategooria on aga võistlusväljakud ja selleks, et saada aru, mis asi on võistlusväljak, tuleks meelde jätta, või selleks, et määratleda, tuleks meelde jätta ainult 3 asja. Esimene asi, väljak peab olema täismõõtmetes ja joonitud. Täismõõtmetes jooned maas, ei ole väljak kitsam, maha märgitud, äärejooned, 3 punkti joon, 3 sekundi joon, vabaviskejoon. Kõik, need jooned on siis nii-öelda kohustuslikud. Jooned on maas, järgmine asi, joonte taga on piisav vaba ala. Piisav vaba ala on 1,5 meetrit külgedest, 2 meetrist otsast ja meeter tagant, 3 väljaku puhul. Vaba ala on olemas, 3. asi on korvpalli konstruktsiooni kaugus otsajoonest. See on 90 millimeetrit, 900 millimeetrit või 90 sentimeetrit. Ühesõnaga üks selline normaalne pikem samm, 90 senti. See väga paljudes kohtades on korvpallikorv pandud otsajoone täpselt otsajoone peale, kuna sellised korvilahendused on soodsamad, aga paraku selliste võistlusväljakute puhul on oht, et mängija jookseb sinna väljakusse või sellele korvile konstruktsiooni sisse, mis tihti on tugevast metallist. Nii et hea on, kui see korvpalli konstruktsioon on selline, mis asub otsajoonest vähemalt 90 sentimeetri kaugusel, võib-olla ka kaugemal, aga 90 sentimeetrit on FIBA 3-3 reegel. Paljud räägivad selle korvpalli eenduvusest või siis kui kaugele korvpalli konstruktsioon ulatub sellest kohast. Need 2 asja on omavahel seotud, aga me teame, et täismõõtmetel väljakul korvpalli laud asub 1,2 meetri kaugusel otsajoonest, nii et 1,2 meetrit pluss 90 sentimeetrit on see siis selle vahemik korvpallilauast. Oluliselt lihtsam on meelde jätta pikem samm otsajoonest on see 90 senti. Nii et korvpalliväljak on joonitud, korvpalli konstruktsioon asub otsajoonest kaugemal ja viimane asi on siis korvpallilaud ja see laud peab olema täismõõtmetes, ei ole väiksem laud täismõõtmetes ja läbipaistev. Ehk siis klaasist, akrüülist, korralik laud, selline nagu korvpallilaud peab olema võistlustel, millest saab vajadusel kaameraga läbi filmida ja rõngas ei pea olema vedrurõngas, võib olla vedrurõngas, ei pea olema vedrurõngas, peab olema tugev rõngas, mis on mõeldud välitingimustesse. Kui on valida, siis FIBA soovitab seda traadist lahendust, et sa paned selle traadiga selle võrgu kinni, aga võivad nende aastadega ka olla. Tugev rõngas on tegelikult kogu platsi eelis. Nii et on võistlusväljak, jooned maas, korv kaugel,
konstruktsioon kaugel, läbipaistev laud, tugev rõngas. Võistlusväljak olemas. Mis on siis teine kategooria? Midagi on jäänud, midagi on teistmoodi. Väga lihtsalt. Korvi ja otsajoone ja siis selle konstruktsiooni vahel. Konstruktsioon asub otsajoonel. Korvilaud ei ole läbipaistev. Sellised muutused teevad siis kohe mitte võistlusväljaku, vaid nimetame siis treeningväljakuks seda näiteks. Teine kategooria, aga selliste väljakutel on ka tegelikult võimalik võistlusi läbi viia. Midagi pole, natuke on kitsamad olud, aga oleme siiamaani hakkama saanud, saame äkki mõne ajaga edaspidi. Kaugemas tulevikus loomulikult soovime, et kõik need võistlused, Eesti meistrivõistlused toimuksid ka selliste tippväljakute peal. Kolmas kategooria on harjutusväljakud ja mõlemal esimesel võistlust kui treeningväljaku puhul on oluline asi ka siis võrk. Korvpallivõrk on korvpallis sama oluline nagu jalgpallivõrk jalgpallis. Sa saad mängida jalgpalli, nii et sul seda võrku seal taga ei ole, aga pigem on ebamugav. Võistlusi sa üldjuhul siuksel platsil ei pea. Samamoodi korvpallivõistlusi saab teha kohtades, kus on siis võrk olemas. Harjutusväljak ehk kolmas kategooria töötavatest korvpalliväljakutest, siis viimane kategooria on see, kus midagi rohkem on puudu. Ja see midagi rohkem on A, jooned, väljakul ei ole jooni. Kui ei ole jooni, siis ei ole seal mingit võimalust sellel väljakul mingit võistlust läbi viia. B, võrk on puudu. Selge. Ei ole jällegi võistlustingimustel vastav. Kolmas asi on muidugi see, et me oleme arutanud, on see metallist võrega tagalaud, mis on soodne ja mõnes mõttes lollikindel, aga mille põrge on väga ebaloomulik. Ja kettvõrk tegelikult ei ole võistlusteks sobiv, see on võib-olla natuke kohtlik. Ta on tegelikult, kettvõrk on mõne pool tugev, mõne pool roostes, aga võistlusteks mitte sobiv, nii et kettvõrguga pigem on ikkagi tegemist selle kolmanda kategooria väljakuga. Nüüd ongi 3 kategooriat, 4. on see, et midagi on katki sellel väljakul, rõngas on puruks või korv on pikali või midagi muud. Ja nendel kategooriatel on tüübid ja tüübid on väljaku katted. Tüüp A, plastikkate, B, puitkate, C, tartaankate, D, kõvakate, asfaltkate, värvitud asfaltkate, E, muru, liiv, kruus. Ja ainus kategooria, mida kindlasti olemas ei ole, on siis võistlusväljak E-kattel ehk siis E1. Seda ma ei kujutagi ette, kuidas niisugune väljak saaks olla, et muru peal korvpallivõistlust läbi viia või liivas. Aga kõik teised tähed iseenesest on olemas ja nende kategooriate vahel käib lihtne liikumine. Sul on võistlusväljak, võrk läheb katki, oled harjutusväljak, rõngas läheb katki, oled 4. kategooria ehk siis defektne, katkine väljaku omanik. Nii lihtne on see tegelikult see kategooriate seis ja me loodame, et see kategoriseerimine motiveerib väljakute omanikke oma seisu parandama, vaatame, mul on vaja ainult võrku, mul on asi läheb paremaks kohe ja motiveerib uusi väljakute loojaid, et tegelikult ei ole see väga suur lisakulu, et korvi konstruktsioon panna natukene kaugemale, korvilaud teha veidi viisakam, rõngas panna sinna tugev külge ja loomulikult hoida seda, et on olemas võrgud, hoida seda, et jooned ei ole ära kulunud, sest mida paremas korras on kossuväljak, seda mõnusam on selles mängida.